põhitegijatena, keda me tervitada tahame, on kindlasti ettevõtjad ja kindlasti ka meie väga auväärt akadeemiline pere. Ma kutsun siia oma väga hea Tartu partneri Erik Puura. Ja me ilusti sõbralikult käest kinni ei pea võtma, aga Erik ütleb nüüd omalt poolt ka mõned sõnad. Meil on teaga üks ühine omadus, mille me oleme avastanud, et meile meeldib, kui plaanid tõeks saada. Aitäh! Ja on selge, et 2 aastat toimetanud Mektori ongi alati seestpoolt suurem kui väljaspoolt vaadates ja seda fakti silmas pidades kasutage siis päeva ja kasutage võimalust terve intensiivse programmi jooksul saada oma ettevõtte jaoks uusi ideid. Tervitan festivali ja tervitan Mektorit. Meil on päris korralik ja teadusasutustesse päris korralik taristu juba, laborid ja seadmed. Ja meie strateegiline eesmärk on, et see ei jääks väga suletuks. Tama nii sidemeid, teadmisi kui ka taristut siis jagada ettevõtjatega ja kes saaksid siis rakendusuuringuid ja ka tootearendust teha riigi toel. Ettevõtete jaoks on innovaatiliste tegevuste pingereas koostöö ülikoolidega üks madalimatest. Siis vaid 3% neist hindab ülikoole kõige väärtuslikumaks koostööpartneriks. Altkulmu põrnitsemine on ju natukene saatnud ka teadlasi ja ettevõtjaid, riiki ja teadlasi. Oki raport, mida ettevõtlusminister nii meeldival moel tunnustas, pani üsna selgelt ette tihedamat koostööd Eesti majanduse ja Eesti akadeemilise kogukonna vahel. Andku mu head kolleegid mulle andeks, ei taha keegi teadlasi atraseks taguda. Kes sobib, võtame hobuseks, kellel rohkem võimu traktoriks või veduriks. Ei ole tõenäoliselt õige arusaamine, et teadlased töötavad ülikoolides, ettevõtjad töötavad ettevõtetes ja insenerid konstrueerimisbüroodes. Enamus maailma teadlasi ja insenere töötavad ettevõtluses, neid on sinna väga vaja. Ja seepärast ongi kummaline, et me ei taju teaduse ja arendustegevusena seda, mida on Eestis tehtud ja tehakse Skype'is või nüüd siis Microsoftis. Et paljud need ettevõtmised, mis on maailmasse välja murnud, on tegelikult kasvanud üles teadus- ja arendustöö tugevusena. Täna on võimalus seda suhtlemist süvendada, edendada ja nagu juba öeldud, jääme ootama kõike seda, mis sellest sünnib. Tänan tähelepanust. Mõnes mõttes võiks see üritus olla ka mõne ülikoolide vahel või ülikoolide ettevõtjate vahel eksisteeriva müüdi kummutaja. Ühele neist Eestimaa ülikooli rektor viitas. Ehk et tegelikult on ülikoolid võimelised koostööd tegema küll. Me saame 2 ülikooli üksteise kompetentse täiendada nendes osades, kus meil endal midagi ei ole. Ma usun, et need üritused nagu tänane ja selle järgnevad üritused peaksid olema ka ettevõtjatele tõuke andmiseks, et nad leiavad tihedamini töö ülikoolidesse ja leiavad töö teadusasutustesse ning, mis pole vähem tähtis, leiavad, et siit ülikoolidest tulevad doktorikraadiga inimesed on tegelikult väga hea ressurss ka tööjõuturul ja annavad ettevõtetele just tooteuvenduse ja uute toodete väljatöötamisel palju juurde.
midagi näeb sinna ja siis ta liikuda. Hea. Teeme proovi. Tegelikult ma arvan, oli hästi palju põnevaid töötubasid ja praegu oli kohutavalt keeruline inimesi saada sealt välja. Siis mida nagu näha on, et me ikkagi istusime esimest korda kõik koos erinevates ruumides. Tallinna poolt siis selle festivali organiseerimise eest ja korraldamise eest vastutas meil Ingrid, et me anname Ingridile lilled. Ja siis Tartu poolt üks hästi huvitava nimega mees, Aitel. Tule! Kõiki palun korra pead keerata, seal taga on need kollastes inimesed. Las nad lehvitavad teile. Mektori müstiline meeskond, kes tõesti jookseb, teeb, peseb, ma ei tea, mida kõiki pesuruudist siin enne räägib ja pesemisest, aga ilma nendeta täna seda üritust kindlasti ei oleks olnud. Olgu siis Tartu üritus sama kiht ja see karikas täis teadmisi. Kindlasti anname ka omalt poolt kõige parem, aitäh! Ajalooline pilt esimesest kontaktimessist, esimesest koostööfestivalist õigel ajal õiges kohas.